Nii, ka Hedvig, kas paned slaidid ka kohe või? Just, nii. Just, meie tõesti täna läheneme teisme ja väljakutsetele just nimelt vaimse tervise murede võtmest, sest et oma töös noorte vaimse tervise liikumise ridades oleme aru saanud, et just teisme ja väljakutsed väga tihti on ka vaimse tervise väljakutsetega hästi-hästi läbi põimunud. Mõned tutvustavad sõnad ka enda tausta kohta. Võin otsa lahti teha. Mina jõudsin peaasjade kaudu vaimse tervise teemadeni, kus siis ühiskonna uurijana sain ülesande Eesti noortega arutleda ja seejärel analüüsida, et kuidas siis meie noored räägivad vaimse tervise teemadest. Ja seal peaasja meeskonnas sain vaikselt võrsuda ja siis tekkis ka selline huvi, et kuivõrd peaasi.ee meeskonnas on just nimelt spetsialistid ja teemaga tegelevad täiskasvanud, et siis võiks ka noortel olla päris oma organisatsioon kõigile nendele, kes nende teemade edendamisega ühiskonnas tahavad tegeleda. Ja sealt ongi välja võrsunud Eesti noorte vaimse tervise liikumine. Ja enda taust on mul jah. Ei ole erialalt küll ei nõustaja ega psühholoog, aga olen nendega õlg-õla kõrval väga palju vaimse tervise teemadega tegelenud ja praegu uurin inimeste hoiakuid vaimse tervise abi otsimise ja stigma suhtes sotsioloogia doktorantuuris Tartu Ülikoolis. Ja mina olen Hedvig. Ja mina olen vist alati tegelikult teadnud, et ma tahan inimesi aidata juba väga noorest peast ja selle tõttu ma läksin kohe suure tohinaga kohe peale keskkooli muusikateraapiat õppima. Need õpingud aga jäid mul kahjuks pooleli, kuna ma ise hetkel ei olnud selleks võimeline. Aga nüüd ma olen õppinud kogemusnõustajaks, kasutades siis ära just omaenda vaimseid raskuseid selleks, et pakkuda tuge ja nõu teistele noortele. Ma just keskendungi noortele ja lisaks töötama tugiisikuna. Mul on praegu 6-aastane väike tugilaps, kellega ma aktiivselt töötan. Et mina puutun jah selliste erivajadustega noorte ja erinevates raskustes noortega hästi sageli kokku. Ja ma just leian, et see on see töö, mida ma tahan oma elus teha, kuna see on nii väärtuslik ja nii tore. Just, ja me olemegi leidnud, et niimoodi põimides just seda spetsialisti poolt ja ka just seda noorte enda kogemuslikku vaadet jõuame kuidagi käsikäes natukene kaugemale. Täna tahaksimegi teemadena kõige esimeses pooles käsitledagi sellise vaimse tervise ja abi otsimise alustalad, vaadata natukene, millised on need levinumad mured noortel, vaadata natukene seda, et millised on need ühiskondlikud hoiakud vaimse tervise murede osas ja siis ka kõige selline praktilisem pool, et kuidas me noort saame tema muredes toetada. Selline plaan. Ja selleks, et nagu ikka ühel lehel olla, siis toome ka Maailma Terviseorganisatsiooni definitsiooni, mis see vaimne tervis üldse on. Nemad näevad seda eeskätt kui heaoluseisundit, milles meil õnnestub enda võimeid realiseerida, ennast proovile panna, tulla toime selliste igapäevapingetega, lisaks kas siis õppida või töötada tulemuslikult ja kõige sellele lisaks veel
anda midagi endast väljapoole ehk et ümbritsevate heaks. Ehk et see on selline mõneti ka nõudlik definitsioon, mis näitab ka ära selle, et ega meil iga päev ju 100% seda heaolu seisundit ju käes alati ei ole. On paremaid, on halvemaid päevi. Küll aga siis, kui selline heaolu juba paari nädala jooksul näiteks kättesaamatuks jääb, siis see on ka selline üks märkamise koht. Nii, aga kohe ka mõned alustalad ehk et kuidas me üldse saame vaimset tervist hoida, siis selle juures on mõned asjad, mis on ääretult möödapääsmatud, aga nendest rääkimine läheb aeg-ajalt natukene igavaks. Aga tõesti, need on möödapääsmatud, et vaimse tervise hoidmiseks me peame piisavalt magama, noored veel enam, mida tavaline koolirütm enamasti küll sugugi ei soosi. Mööda ei pääse ka sellest, et me peame oma kehale andma piisavalt kütust ja tõesti sööma mitmekesiselt regulaarselt ja liigutama ennast ka füüsiliselt. Sellel on ka tõenduspõhi all, et mõõdukas liigutamine võib ka näiteks ennetada või ravida kerget depressiooni. Siis veel üks oluline alustala vaimse tervise hoidmisel on see, kuidas me suhtume iseendasse. Ehk et millise tooniga räägib see väike häälekene meie peas ja seda häälekest on kõige lihtsam märgata siis, kui midagi ei lähe just nii hästi, nagu võiks. Ehk et kui midagi läheb metsa, siis mis hääl mu peas endale ütleb, kas see hakkab ennast kohe materdama, et Merle jälle sa ei saanud asjadega hakkama, sugugi ei tule toime, jälle saad kõigega oled metsa keeranud. Või siis, kas me suhtume endasse kaastundlikult, sõbralikult või ütleme iseendale, nagu me ütleksime sõbrale, et kuule, ikka juhtub, sina oled ju ka inimene ja teinekord läheb paremini, aga seekord, kui midagi natukene nässu läks, ega see ju ei ole maailma lõpp. Et me tihti valime sootuks sõbralikumad sõnad ainult siis, kui me räägime kellegi teisega ja enda suhtes kipuvad need sõnad olema tihti piitsutavad. Ehk et see märkamine ja vaikselt siis selle sisekõne sõbralikumaks mudimine on kindlasti ka üks hästi oluline võti. Ja mis edasi? Hästi oluline on suhtlemine, sest et me oleme inimesena ju igati selline sotsiaalsed loomad. Me oleme üles kasvanud suhtluses ja meie vajaduste hulka kuulub see, et me tõesti veedame aega oma sõprade ja lähedastega ja meid toetavad need suhted meie ümber. Ja möödapääsmatult oluline on ka see, et meil oleks igas päevas vähemasti üks positiivne tegevus, mis meile rõõmu pakub. Ja kindlasti asi, mille osas me saame eeskujuks olla, on ka see, et aju ja ilmselgelt ka meie keha ja vaim ei tööta nii hästi, kui me oleme kogu aeg ainult rakkes ja kõigega muudkui jookseme ühelt kohtumiselt teisele ja täidame aina ülesandeid, mis tähendab, et vaimse tervise jaoks on ääretult oluline ka see, et me aeg-ajalt võtame aega ja ruumi lihtsalt olla. Ja vaimse tervise hoidmise eest möödapääsmatu ka see tõdemus, et ega meelemürgid kasuks ei tule ja seda eriti noore aju puhul, et tõesti see aju küpsemine võtab kõvasti aega. Ja viimase mõttena vaimse tervise hoidmises on ka see, et mure korral tasub rääkida kellegagi, keda usaldad.
ja see abi küsimine on ka taaskord asi, mida me saame ka eeskujuna olla. Ehk et üks oluline punkt, miks me just nimelt alustame praegu siin ka sellest, et kuidas hoida enda vaimset tervist. See on ka selline alustala selleks, et me saame abiks ja eeskujuks olla nendele teismelistele ja teistele inimestele enda elus. Ja et tõesti ei saa sugugi panna seda või ei tasu panna seda iseenda hoidmise õppimist noorte õlule, kui neil ei ole ees seda eeskuju. Sest et kui muidu läheb asi natukene justkui selleks silmakirjalikkuseks ära, et ma ka ise olen olnud teatud hetkedel elus selline silmakirjalik tervise edendaja, et kes küll teistel ütleb, et puhata tuleb, aga rakendamisest ei tulnud välja. Milleni see viis oligi ka üks selline päris korralik läbipõlemise kogemus ja eks need noored õpivad ju väga palju sellest, kuidas meie ennast hoiame või ei hoia, mis ongi need alustalad ja enda vaimse tervise hoidmine nii oluline ka lapsevanema või õpetajana. Nii, aga tõesti on võimalik õppida erinevaid oskuseid, et enda heaolu ka kasvatada. Ehk et me ei ole siin sugugi abitud selles, et justkui olukorras, kus meil tööriistu võib-olla on vähe, aga neid on võimalik juurde õppida. Ja ma praegu nendesse pikemalt ei süvene, aga ma tõen tõesti välja, et eneseabiks on erinevaid lõõgastustehnikaid, on ärevuse ja muretsemise vähendamisega toimetuleku viise, erinevaid viise, kuidas mõtteid juhtida, kuidas õppida paremini keskenduma. Ja teiselt poolt on ka sellised erinevad oskused, mis meie igapäevaelus kõvasti appi tulevad. Ehk et need on ajajuhtimine, prioritiseerimine, enese kehtestamine, need rasked asjad nagu ei ütlemine ja enda vajaduste väljendamine ja millegi uue õppimine. Väga paljude nende teemade kohta on ka peaasi.ee lehel hästi praktilisi nippe, aga need on oskused, millest nii me igaüks täiskasvanuna kui ka need noored, kellele me soovime toeks ja abiks olla, et nende kõigi jaoks nende oskuste õppimisest võib kõvasti abi olla. Ja mida tahaks veel välja tuua, on ühe Norra psühholoogi poolt sõnastatud vaimse heaolu 7 eeldust, mis minu meelest aitavad hästi mõista seda, miks ka noortel see heaolu tihti kaotsi läheb. Ehk et tihti on nende elus mõni nendest eeldustest siis täitmata. Aga selleks, et mul oleks vaimselt hea olla, siis selleks ma tean enam-vähem, kes ma olen. Ja ma ei pruugi olla fantastiline, aga mul on piisavalt hea, et endaga elada. Siis teiseks, õnneks on olemas keegi, kes mind vajab. Ja on olemas ka vähemalt mõni asi, milles ma hea olen. Veel enam, ma tean, kuhu ma kuulun ja ka see, et ma võin ilma hirmu tundmata mõelda, tunda ja oma mõtteid, tundeid jagada. Ja hästi oluline on ka see, et minu tegemised või tegemata jätmised tähendavad ka teiste jaoks midagi, seda märgatakse. Ja viimaseks, mul on keegi, kellega oma mõtteid, tundeid või kogemusi jagada. On olemas vähemalt üks inimene, kes tunneb mind, hoolib minust ja saab mulle vajadusel toeks olla. Ja see tõdemus, see arusaam, et ma ei ole päris üksinda, see on hästi julgustav. Kui teie elus on
ka noori, keda te soovite toetada ja kellel see heaolu on kaotsi minemas, siis võib-olla on üks viisidest tuua esile või julgustada ka märkamast neid seitset eeldust või kinnitama enda kaudu seda, et näiteks te ise olete need inimesed, kellele võib hirmu tundmata ja sellist hinnangut kartmata oma mõtteid ja tundeid jagada. Nii, aga selleks, et ei oleks nõnda ühepoolne see vestlus siin, siis olgugi, et meil on mõned mõtted plaanitud, millele me tahaksime tähelepanu pöörata, aga tahaksime küsida ka teie kui osalejate käest, et mida te sellise lähima tunni või pisut vähema jooksul kõige rohkem teada tahaksite saada, et mis on need küsimused, teemad, ootused, mida noorte ja teismeliste vaimset tervist puudutades, et mida võiks nagu lähemalt puudutada või mis teie sellised südameteemad selles valdkonnas on? Siin võib julgelt kas sõna võtta või kui päris sõnavõtt miskipärast hetkel võimalik ei ole, siis võib ka chati kirjutada. Ootame julgete mõtteid. Üks ootus selle kohta, et kui teismeline suhtleb netis rohkem kui päriselus, selline teema. Küsin ka kohe Liisa ja Svetlana käest, äkki teil on ka endal mõni teema hingel. Kuidas toime tulla? Me võib-olla hea meelega julgustaks veel osalejaid kirjutama või isegi oma mikrofon korraks nagu tööle panna. Ja siis me väga tahaks, et need, kes osalevad, need saavad vastused just enda mõtetele või enda küsimustele. Küberkiusamise ja täiskasvanute sekkumise plussid, miinused. Aitäh, Margit ja Merike. Ainilt väga hea ja huvitav küsimuse püstitus, et ma ei taha teha versus ma ei saa teha, et kuidas saada aru, et õppimist takistab mingi muu mure. Aitäh. Võib-olla vahele veel nii palju ütleme, et meie viimane lastevanemate kooli kohtumine sellel aastal tuleb ka selle just noorte ja digimaailma teemadel, et siin on olnud paar küsimust just selle nutimaailma kohta. Et mis ei tähendaks, et neid täna ei või üldse käsitleda, aga lihtsalt teadmiseks teile ka. Et on tulemas ka põhjalik. Kas me saame mõned mõtted enda kogemusest jagada, aga jah, et kindlasti nende küsimuste osas on ka jah, et digiteemad vähemasti minu isiklik nagu pädevuste kõige tugevam külg ei ole, aga kindlasti natukene oskame kaasa mõelda. Nii.
kui küsimusi, nii, Hedvig. Ma arvan, et me võime praegu esitlusega edasi minna, kui teil on mingeid veel küsimusi, mis tekivad, siis te võite julgelt kirjutada ja me üritame vahetevahel piiluda. Et julgelt võite ikka kirjutada. Me väga hea meelega vastame küsimustele ja seletame asju rohkem lahti. Aga nüüd lähme siis praegu tasakesi edasi oma jutuga. Ja kui te küsimusi ei kirjuta, siis me räägime lihtsalt oma ette. Nii. Aga tõesti hästi pisut veel alustaladest, mis seda vaimset tervist mõjutavad. Lihtne vastus on see, et mõjutavad enamus asjad, aga neid saab blokeerida või nagu käsitleda natukene suuremas grupis. Et ühelt poolt mõjutavad meid sellised bioloogilised tegurid, väga suures osas just ka need, mis meile on sellise geneetilise pagasiga kaasa tulnud, milline on meie füüsiline tervis, kas meil on nii vaimse tervise kui füüsilise tervisega, et kas meil on kaasa tulnud mõned sellised riskitegurid, riskigeenid või võib-olla hoopis sellised geenid, mis neid nende murede eest kaitsevad. Teisalt on sellised psühholoogilised tegurid, mis on paljuski just seotud emotsioonide ja selliste enesejuhtimise võimetega ja kõike seda mõjutavad hästi tugevalt ka sellised sotsiaalsed tegurid ehk et just eeskätt ka need inimesed meie ümber. Ja minnes edasi, siis kui vaatame, et mis seda tervist mõjutab, mis mõjutab häirete teket, ongi selline eeskätt koosmõju. Ehk et kui kokku saavad sellised geenidega kaasa tulnud väike haavatavus, väike eelsoodumus ja omakorda siis see, milline on see keskkond meie ümber. Kas see keskkond soosib seda, et need mured ja riskid löövad justkui välja või soosib see tervise juures püsimist. Ehk et see on alati selline kaksikmõju. Küll aga saab tuua välja kindlad riskitegurid. Vaimse tervise probleemide tekkes on see, et kui lapsepõlves on kogetud traumat, väärkohtlemist, kui kasvatakse kasuvanemaga peres või asendushooldusel, eeskätt sai juba mainitud see geneetiline haavatavus. Kindlasti on mõjutegur ka see, kui selle noore perekonnas või tutvusringkonnas on suitsiid või suitsiidikatse olnud, mis annab justkui natukene sellise justkui probleemi lahendamise, niinimetatud probleemi lahendamismudeli, kui noor ei oska oma muredega teisiti toime tulla, siis see võib olla selliste elutüdimusmõtete soosijaks. Muidugi ja nagu siit ka küsimustest välja tuli, vaimse tervise teemadega kiusamine, tõrjutus, veebikius sealhulgas on hästi seotud ja nagu paljudes muredes siis ka see sotsiaalmajanduslik olukord, mis mõjutab ka väga suuresti seda, kas ja kuidas on meil võimalik oma muredele abi saada. Ja toome välja ka sellise arusaama nagu negatiivsed lapsepõlve sündmused, mis võivad olla üsna erinevat laadi. Need võivad olla väärkohtlemine, nii füüsiline, vaimne kui seksuaalne. See võib olla hooletusse jätt ja see võib ka olla sellised negatiivsed kogemused või sellised võib-olla Hedvig oskab isegi paremini seletada, et sellised koduelu probleemid või murekohad, et see on ka näiteks juhul, kui lapsevanemal endal on mõni vaimse tervise mure, millega ta toime ei tule, kui on näiteks ka
koduvägivalda selles mõttes, et laps ei pruugi ise olla ohver, aga ka see, kui ta näiteks näeb oma ema vägivalla ohvrina, ka natukene nii-öelda pehmemad asjad, aga sellegipoolest, et ka näiteks lahutus võib olla lapsele selliseks negatiivseks lapsepõlvesündmuseks. Ehk et need on selles mõttes olulised märkamise kohad, et see, kui palju on ühel noorel kuni 18-aastaseks saamiseni neid negatiivseid lapsepõlvesündmusi mõjutab vägagi seda, milliseks võib tema tervislik seisund kujuneda elu jooksul. Ehk et tõesti, kui me võrdleme näiteks tõesti vaimse tervise teemades seda kõige traagilisemat murekoht näiteks, et kuivõrd tavanoored, kellel ei ole neid negatiivseid lapsepõlve sündmusi, üldjoontes võib lugeda näiteks enesetapukatsete hulka, et nagu ligi 100 noorest proovib seda, siis kui me võtame võrdluseks jällegi noore, kellel on neid negatiivseid lapsepõlve sündmusi olnud näiteks 4–8, siis see number on 1/5, mis annab minu meelest üsna hea, kuigi raske võrdkuju ja märkamise koha selle osas, kui olulised mõjutajad lapsepõlvesündmused võivad olla. Ja mida olen ise noortega vesteldes ja noorte intervjuusid analüüsides leidnud, on see, et ka üksindus ja üksildus jookseb noorte vaimse tervise muredes läbi sellise punase niidikesena. Et seda on tõesti mitmestes kontekstides ja kindlasti üks murekohtade süvendaja on see, et lapsed ja lapsevanemad elavad aina tihemini eraldi. Noorte mured võivad jääda märkamata väga kaua ja need on kergem neil varjata. Kindlasti ka üksildus ja üksildus eakaaslaste grupist kõrvale jäämisel. Ja tõesti see nii-öelda punane niidikene nendes vaimse tervise alastes vestlustes ilmnes ka selles, et tõesti seda üksindust ja üksildust nähti kui probleemide põhjustajat, süvendajat, tagajärge. Ehk et see on selline oluline märksõna, mis noorte jaoks vaimse tervise muredega seostub. Ja kindlasti on see ka koht, kus me saamegi võib-olla natukene neid sotsiaalmeedia teemasid puudutada. Et ühelt poolelt sotsiaalmeedia võib tõesti olla hästi isoleeriva mõjuga. See, et suhtlus toimubki ainult veebikanalites ja see võib võimendada ka tugevalt sellist tõesti ka see asjaolu, et kui ütleme, et minu kui Hedvigi kooli ajal ilmselt sai rääkida sellisest nähtusest nagu koolikius, mis jäi enamasti kooli või teatud nagu ruumiliste piiride vahele, siis nüüd see kius saab kaasa tulla absoluutselt igale poole, kuhu noorega tuleb kaasa tema nutiseade. Aga teiselt poolelt, mis on muidugi ka selle sotsiaalmeedia pluss, on ühelt poolt ka see ühendus. Et kui ma enne just mainisin, et selline üksi jäämise tunne on selliseks suureks riskiteguriks, siis õnneks pakub nagu tänapäevane see ühenduses ühiskond ja see internetiühendus pakub seda, et jah, et kui mul ei ole mõttekaaslasi võib-olla enda koolis või enda kohalikus nagu linnas, külas, saare peal, siis ma võin oma need mõttekaaslased ja need õiged inimesed leida kas või maailma teisest otsast, aga ma tunnen, et mul on keegi, kes mind mõistab ja kellega ma saan suhelda. Ehk et ma arvan, et me räägime väga palju sotsiaalmeedia negatiivsetest mõjudest ja neid kindlasti on, aga et kindlasti tasuks tähelepanuta jätta ka seda positiivset
positiivset ja ühendavat poolt, mida see võib anda. Küll aga sotsiaalmeedia võib ka olla seda nagu justkui kõverpeegel, mis me meenutab. Ma korraks palun Hedik, pane korraks eelmine slaid veel, et nüüd ma siin kõverpeegli all mõtlesin, oli ka selline see võrdlemise olukord, kus me võrdleme iseenda elu oma kogu keerukuses sellega, et mis teised inimesed, teised noored oma tipphetkedena aina näitavad. Aga Hedvig, ma pakuks isegi välja, et kui me selle netis suhtlemise teema äkki võib-olla, mis sa arvad, kas võtame praegu teemaks või tuleme selle juurde hiljem tagasi? Ma arvan, et selle äkki oleks parem võtta siis, kui me räägime natukene üldiselt selle kohta, kuidas muredest rääkida, kuidas kommunikeerida ja kuidas jõuda üldse nooreni ja tema probleemideni niimoodi netiväliselt ja usaldavalt, eks ole. Teeme nii. Aga jah, ja miks me just noorte vaimse tervisega tegeleme, ongi see, et noorus on see aeg, kus vaimse tervise mured ilmnevad. Ehk tõesti 3/4 muredest enne 24. aastat ja ligi pooled juba enne 14. Ja tõesti, ja kui me vaatame natukene statistika poolt, siis Euroopa noorte seas on depressioon, sellised depressiooni nähtused on tõesti selline depressiivne seisund nõnda levinud, et Euroopa noorte seas 14-15 aastastelt noortelt 10,5% on tõesti see seisund selline, et neil saaks diagnoosida depressiooni ja umbes kolmandik kogevad depressiooni sümptomeid sellisel määral, et see mõjutab oluliselt nende igapäevaelu. Ja samamoodi on ka ärevusega, et sellist diagnoosi nagu ärevushäirena diagnoositavat liigset ärevust kogevad kuskil 6% Euroopa noortest ja sellist igapäevaelu mõjutavat taaskord umbes kolmandik. Ja kui me vaatame nüüd Eesti kooliõpilasi vanuses samuti 14-15, siis nendest kolmandik on ennast vähemalt korra tahtlikult vigastanud ja nende seast kõigest 1,5% on saanud abi selle osas. Ja veel hästi nukker on ka see, et tõsiseid surmamõtteid on Eesti noorte seas kuskil üle kolmandiku noortest. Et see on, ütleme nii, ka see reaalsus, milles nemad elavad. Neid statistikat noortele tutvustades tavaliselt üllatunud nägusid ei järgne. Ja ajalises kulgemises paraku ei saa öelda, et meil oleksid asjad minemas roosilisemaks. Pigem vastupidi. Et need murede levimus siiski tõuseb ja nüüd mis ei kajastu selles statistikas, küll aga pigem praegu juba on märgatav, et ka see koroonaga seonduv ja eeskätt just kõiksugused need meetmed, mis said kasutusele võetud, et seda pandeemiat takistada, on väga suure põntsu pannud just nimelt noorte inimeste vaimsele tervisele. Ehk et sellele tuleb aina enam ja enam tähelepanu pöörata. Ja siin on ka teatav erinevus ka veel vene rahvusest ja eesti rahvusest noorte seas neid muresid. Selliseid depressiooni episoode näiteks on vene rahvusest noorte seas palju enam ning abivõimalused palju kasinamad veel omakorda. Ja kiirelt ka nendest kõige kurvematest numbritest, tõesti, miks me peame nende teemadega tegelema, et kuna
ligi 90% enesetappudest on seotud vaimse tervise probleemide, eeskätt depressiooniga, siis kaotatud noorte elude arv on lihtsalt liiga suur. Ja Eestis tõesti umbes 3% 14-15-aastastest noortest on teinud enesetapukatse ja me ei saa selles statistikas osutada märkimisväärsele kasvu või kahanemistrendile, küll aga on üsna muret tekitav selline jõuks ülespoole toimunud selle aasta statistikas. Nii. Ja kuivõrd meil on kõvasti kampaaniaid vähendamaks muid hukkumisi, siis enesetappude puhul on see natukene väiksem. Nii, aga lühidalt võttes kokku on see, et me nendest teemadest me peame rääkima, et inimesed jõuaksid kiiremini abini. Aga et kuna tõesti et jõuda rääkida ka kõige olulisemast ehk tõesti noorte toetamisest, siis ma palun, Hedvig, et sa paneksid natukene, kohe mõtleme, millise slaidini. Vot. Jah, ma arvan, et see on hästi. Ehk et kui me tõesti oleme selle juures, et mis need teismeliste eripärad siis on, et millised on normaalsed teismelised ja millised on need teismelised, kelle puhul võib-olla tuleks natuke sekkuda olukorda. Ja siinkohal ma tunnen, ma pean natuke vabandama. Meil läheb natukene kiireks, kuna meil on tegelikult materjali, ma arvan, et kuskil 2 tunni jagu. Ja ma võin ausalt öelda, et ma praegu just saatsin Merlele SOS sõnumeid, et kuule, said üle poole juba ära kasutanud, et kuidas me jõuame. Aga ma üritan siis kiiresti anda natukene infot selle kohta, kuidas seda noore probleemi märgata. Ma korraks segan vahel, et selles mõttes 19.00 pausi kohta ei ole nüüd nii kivisse raiutud ka, et kui sa näed, et sul läheb 5 või 10 minutit sealt üle või isegi 15, siis ikkagi räägi, sest parem oluline info teistega ära jagada, kui et endale hoida. Et me kindlasti saame sellega ka hakkama, siis saame pärast kas teha siis pikemalt või arutelusid natuke lühemalt lihtsalt. Ja julgustan kõike, mida ma ei jõudnud täna küsida, et te võite julgelt meie poole pöörduda küsimustega, muredega, et kuna meil on just vaata see vägev kogus noori, kelle käest me õpime pidevalt, et siis me saame nende kogemusi ja nende õppetunde vahetevahel ikka natuke jagada. Aga siis just noore probleemi märkamine. Ja noored, eks ole, arenevad oma kulgu ja mingisugused muutused nende käitumises, välimuses on täiesti normaalsed. Just nagu, eks ole, see, et nad katsetavad võib-olla oma stiiliga, sellega, et nad katsetavad piire ja võib-olla tunduvad vahetevahel täitsa mässumeelsed. Sellega ka, eks ole, et nagu ma arvan, et enamik teist teavad muidugi, et hormonaalsed tasakaalutused viivad tihtipeale meeleolu kõikumisele, vahel isegi, ma ei tea, nähvamisele, uste prõmutamisele. Selle seas tihtipeale toimuvad ka esimesed katsetused alkoholi ja sigarettidega, vahetevahel ka muude ainetega, sõltuvalt kus sa elad. Hiiumaal ma loodan, et teil vist väga muude ainetega probleemi pole. Minul Saaremaal olles ei olnud. Ja muidugi on ka see, et üha rohkem otsitakse kontakti eakaaslastega, kuulatakse neid rohkem ja võib-olla ongi nagu selline kaugenemine vanematest, mis puutub ka probleemide jagamist. Küll aga esinevad sellised kõrvalekalded, mis on juba sellest normaalsuse piirist väljas ja mida võib võtta nagu märguannetena midagi valesti olla. Et kui riietusstiiliga kaasneb näiteks see, et noor kannab ka suvel pikki varrukaid ja pikki pükse, siis võib näiteks juba mõelda
natukene, et kas seal võib olla mingisugune enesevigastamine ja sellega ma võin anda teile ühe kiire nipi. Kui te pesete oma lapse riideid, siis vahel võib-olla tasub püksid ja pluusid tagurpidi pöörata. Seal võib näha jälgi. Minu ema seda õnneks ei teinud, aga see on üks asi, kust nagu saab kontrollida. Muidugi ka see, et kui need tülid tõesti lähevad nii kaugele, et nad kestavad tõesti nagu pikemat aega, tekivad füüsilised konfliktid, tekib lausa seadusega pahuks sisse astumine. Muidugi, eks ole, mingid jälle noored on tõesti väga eripärased ja mingisugused asjad võivad olla sellise loomuliku arengu osad, aga kui need asjad on sellised juba pidevad, siis tasub võib-olla mõelda seal nende põhjuste peale natuke pikemalt. Muidugi ka jällegi selline püsiv kurbus, pidev ärevus ja tõsised langused ka õppeedukuses. Ja muidugi ka unetus, nagu Merlene rääkis, mingisugused sellised pidepunktid meil on, millega me saame natukene hinnata oma seda heaolu. Seal nagu jällegi tasub märgata. See võib olla raske, eriti kui eks ole, täiskasvanud tihtipeale töötavad kella hommikul, kella 8 õhtul, kella 5, võib olla raske märgata, kui tihti noor sööb, kui palju ta magab, kui palju ta koolitööga tegeleb. Aga kui juba need asjad nagu hakkavad silma jääma, siis nagu tasub kas siis kontakteeruda kellegi teisega, kas õpetajaga natukene rääkida, küsida selle kohta või siis kui see võimalus tekib ja on selline hea usalduslik suhe, et hakata väikselt noorega endaga otse sellest rääkima. Ma näen, et Merle midagi öelda siia. Ja, tahtsin ka lihtsalt sellise väikse pidepunkti panna, mis sellise ajalise raami, et kui me juba jõuame taaskord mingi 2-3 nädalani, kus me märkame, et see tuju või meeleolu või söögiisud, et see 2-3 nädalat on selline pidepunkt, et mis juba kindlasti julgustab tegutsema, et ei pea ootama pikemalt, et need probleemid nagu pikemalt juba kestnud oleksid enne kui neid tõsiselt võtta. Ja üks selline märgatavam asi on ka selline näiteks hügieeni eest hoolimise lõpetamine, kui ka noor näiteks enam ei hooli oma välimusest absoluutselt. Tihtipeale see tuleb sellest, et neil ei ole võib-olla energiat selleks. Et see on ka midagi, mis on jällegi nagu märgatav nagu silmaga näha ja tasub tõsiselt võtta ka kõiki kehalise tervise kaebuseid. Migreenid, eks ole, on ka väga selliseid psühhosomaatilisi kogemusi. Minul näiteks olid esimesed ärevuse tunnusmärgid hoopis kuumahood. Et kui noor räägib nagu tõesti sellistest kehalistest kogemustest, mis tunduvad kuidagi sellised ebatavalised, siis need võivad olla püüded koolist hoiduda, aga tasub nagu uurida ikkagi, mis seal taustal võib olla. Muidugi ka, eks ole, nagu selline ainete kuritarvitamine ja ka nagu sellised raskused oma eakaaslastel suhtlemisel, et jällegi nagu siit võib tulla selline üksindus, siin võib tulla erinevad raskused, eks ole, võib-olla konfliktid kas oma sookaaslastega, kõik nagu sellised pikaajalisemad probleemid siis. Ja kuidas hinnata jällegi seda tõsidust? Siin on tihtipeale ongi jällegi see võrdlemine, et kas on toimunud selline tõesti nagu nähtav muudatus. Kas tõesti on see uni läinud, kui see uni on läinud 8 tunnil 7, siis tõenäoliselt see ei ole veel nagu selline häirekell. Kui aga 4 tunnile, siis võib olla juba natukene midagi tõsisemalt. Samamoodi, mida kauem see kestab, seda tõsisem see on. Ja kuidas see väljendab? Kas see on midagi, mida paneb tähele ainult vanem või on mingisugust käitumismuutust näha ka juba koolis? Ja muidugi, kui ei ole pere- ja kodutoetust, siis tasub juba mõelda ka selle noore vaimse tervise peale. Ja see on jällegi selline natukene keeruline teema, kes peaks seda kodu- ja peretoetuse olemasolu üldse märkama ja kes peaks sellega tegelema. Selle üle võime arutleda, aga mina isiklikult usun, et seda võiksid märgata kõik, kes seda märkavad.
et kas siis näiteks lapse sõbra vanemad, kas klassijuhatajad, kes iganes selle pärast muret tunnevad, võiksid ikkagi huvi tunda. Kuna ütleme see, et ma usun, et selline huvi tundmine tavaliselt, eks ole, mingit negatiivset tulemust ei anna, aga kui keegi ei küsi, võivad mingisugused juhtumid jääda püsima kauaks. Ja siin märkamise juures tahaksime ka välja tuua ühe olukorra. Üks küsimus tuli ka, aga võtta ka olukorra, et kui teil ongi näiteks niimoodi mõni noor, kes on pikalt vaimse tervise raskuste all kannatanud ja tõesti, kellel nagu need tujud ongi hästi juba pikemalt madalad ja sellised depressiivsed olnud, et juhul, kui on ka tema puhul selline näiline nagu järsk paranemine või see, et tal on justkui järsku kergem olla, et olukorra selline märgatav muutumine positiivses suunas ja enamasti ilma mingi välise abi või ravi või toetuse või mingi sellise konkreetse põhjuseta, et siis see on ka hästi-hästi suur ja oluline märkamise koht. Seepärast, et see on selline üks võimalik suitsiidi ohumärk ehk et noor inimene või üleüldiselt inimene, kes on pikalt suitsiidne, depressiivne olnud, ta võib olla nagu teinud selle otsuse ära ja tal on sellest veendumusest selline kergendus. Ja see paraku tuleb samuti ei tasu kohe kergemalt hingata, kui noor hakkab võtma antidepressante, sellepärast, et antidepressantide kasutamisega alguses võib tulla seda uut energiat, aga see meeleolu muutus, see tekib ajaga ning need mõtted, mis muidu energia puudumise tõttu võisid ära jääda, ma mõtlen siis just selliseid, mis puutuvad enesevigastamist või eluvõtmist, järsku võib olla selleks energia olemas. Niimoodi, et ka sellised järsud nagu positiivsed muutused, ka neid tasub ettevaatlikult võtta. Siin on selline tore leht nagu peaasi.ee, kus te leiate hästi palju väärtuslikku materjali. See veebileht on natukene keeruline, aga just sellepärast, et see on nagu tõesti võimalikult täis topitud sellist kasulikku vaimse tervise alast nõu. Ja ma võib-olla siin isegi adresseeriks kohe, et see ei jääks tähelepanuta ära ka selle küsimuse chatist, et kas lapse selline Messengeri vestluses visatud laused, et näiteks, et ma tegelikult ka ei taha enam elada, mu elu on nii halb, teeks äneka, et kas need on mis iganes probleemide puhul, et peaks tõsisemalt võtma või on pigem poosetamise või sellised sõnakõlksud. Eks see ühese vastuse andmine on keerukas, aga minu enda printsiip on olnud pigem alati üle kui ala reageerida ja nagu pigem tõesti teemaks tuua ja tõesti seda nagu tõesti adresseerida ja rääkida, et pigem võtta tõsiselt, isegi kui ta ise ei tundu seda tõsiselt võtta, siis ikkagi anda märku. Ja ma tahaks väga jõuda ka selleni, kuidas me nendest asjadest räägime, aga siin kindlasti ka selline väike vahe, et see tüdimus elust, tihtipeale ei ole tegelikult tüdimus elust, see on tüdimus probleemist, see on tüdimus sellest raskest olemisest, sellest väsimusest, sellest negatiivsest meeleolust, sellest üksindustundest, et seal kohe kindlasti ei tasu seda sõnastada niimoodi, et kuidas sa oma elu nüüd võtma hakkad siis või nagu, kas sa selle peale ei mõtle, et kõik nutavad ja kõigil on halb olla ja nüüd sa oled isekas. Et tegelikult, kui sa teed selliseid etteheiteid, sa teed seda olukorda halvemaks. Et seal nagu tasub läheneda niimoodi ka ettevaatlikult küsida, et nagu, mis on need asjad, mis on viinud selleni? Mis on tal mureks? Mis on talle praegu raske? Kas tal on mingid asjad, mis teda selles hetkes aitavad? Et pigem nagu võtta seda niimoodi ettevaatlikult, kuna omast kogemusest jälle ma võin öelda, et selline suhtumine, mis sul viga on,
võib olla see, mis tekitab selle seina sinna noore ja täiskasvanu vahele. Aga jah, minnes nüüd edasi jälle, millal otsida vaimse tervise abi? See on nagu üsna loomulik siin, et millal kui sind ennast midagi häirib või kellelegi teisele teeb muret sinu käitumine või sinu olek põhimõtteliselt. Samamoodi muidugi ennast häirib sinu vaimse tervise osas midagi, see on nagu selline, seda on väga raske hinnata. Aga kui sa mõtled pigem selle peale, et kas miski häirib praegu näiteks sinu elutempot, kas sul on piisavalt energiat, et oma igapäevaste ülesannetega toime tulla, kas sul on seda energiat, et sõpradega suhelda, kas sul on huvid ja hobid endiselt olemas, et nagu neid asju hinnata on keeruline, aga tegelikult kui hakata mõtlema nende inimese põhivajaduste peale ja nagu nende tegevuste peale, mida me peame teiste juures normaalseteks, siis võib-olla hinnata enda omi sellega, siis on võimalik need välja tuua. Aga nüüd ma lähen hästi kiiresti edasi. Jällegi, mida ma siin selle slaidi juures tahaksin välja tuua, on see, et tihtipeale võtab ravi ja taastumine väga palju aega ja taastumine võib olla selline protsess, millel ei ole lõpp-punkti. Ja see on ka igati okei. Ma kasutan väga palju oma näidet, olles lapsepõlves väga sügavalt traumatiseeritud füüsiliselt, vaimselt ja seksuaalselt ühes väga julmas perevägivalla situatsioonis. Minu puhul selline taastumine on võimatu, sellepärast, et mul ei ole nagu seda punkti, kuhu tagasi minna. Ja minu puhul tähendab taastumine sellist võimalikult head hakkamasaamist iseendaga, oma probleemidega ja elu erinevate väljakutsetega. Ja minu puhul ongi elu selline, et tõenäoliselt mul on ravimeid vaja veel väga kaua, võib-olla elu lõpuni. Samuti on mul vahetevahel vaja teraapiat. Aga selle kõrvalt suudan ma kogeda õnne, suudan ma täita erinevaid ülesandeid, olla isegi teistele toeks. Et see ravi, see võib võtta kaua, taastumine, see võib olla raske, võib olla väga raske olla seal kõrval ja kannatamatult oodata, et millal sa enam tablette võtma ei pea, millal sul juba parem on. Aga see kõik on seda väärt, seda kannatust väärt. Nii, jällegi toome välja peaasi.ee, seal pakutakse ka e-nõustamist, on ka selline vahva asi nagu noortekontor, mis on mõeldud siis just noortele, kellel on sellised võib-olla pigem natuke väiksemad psühholoogilised kriisid, mis ei nõua päris haiglaravi ja nende poolt saab siis 1-3 tasuta nõustamisseanssi. Noortekeskus, õigus. Ja samuti nad pakuvad väga erinevaid võimalusi koolituseks, nad teevad e-nõustamist niimoodi, et igatahes, kui teil on vaja mingisugust nõu, peaasjad tuleb alati pöörduda. Ja julgelt võib ka sinna kirjutada konkreetse murega, et kui teil on enda noore, ükskõik nagu lapse või mõne õpilase pärast mure, et siis ka julgelt võib sinna kirjutada. Ja samamoodi pöördumine spetsialisti poole, selleks on erinevaid võimalusi. Eravastuvõtt üldiselt on kallim, võtab palju raha. Haigekassa kaudu tuleb natukene seda vahel nõuda. Samuti võib olla raske leida seda õiget spetsialist, sellepärast, et paljudel veebilehtedel keskustel ei ole kirjas, mis on nende psühholoogide või terapeutide spetsiifika. Aga jah, ma selle poole ka hetkel väga palju aega ei kulutaks, küll aga ma ütleksin seda, et kui soovitada kellelgi pöörduda spetsialisti poole, eriti mis puudutab noori, tihtipeale ei aita sellest soovitusest või sellest nõudest. Kuna see süsteem on nii keeruline, siis selles orienteeruda ja päriselt abini jõuda on väga raske. Ja eriti, kui noor on kriisis või mis tahes inimene on raskes olukorras, siis leida seda energiat, et tõesti nagu otsida ja rääkida, suhelda, võib olla väga raske. Niimoodi, et üks selline praktilisemaid asju, mida on võimalik nende jaoks teha, ongi see, et teda sellega aidata. Et olla tema kõrval, võib-olla aidata tal helistada mingitesse kohtadesse, aidata tal seda aega panna
ja väga hea võib olla ka see, kui tõesti minna temaga koos sinna. Üldiselt mitte sinna muidugi kabineti sisse, aga tihtipeale ka see füüsiline kohale minek, eriti noortel ärevushäiretega, võib olla ületamatult raske. Vahel see, et keegi nagu võtab käe hõlma, et lähme koos, ma olen sinu kõrval, see ei ole nii hirmus, lähme. See võib nagu täiesti teise olukorra luua. Ja muidugi kiire kriitilisele mure korral valvepsühhiaatri vastuvõtt nii Tallinnas kui Tartus on täiesti olemas. Guugeldades sellega leiab, mul on need aadressid siin olemas, aga ma ei hakka neid praegu välja tooma. Samamoodi ohvriabitelefon, lasteabitelefon, samuti chat ja muidugi me kõik teame telefoninumbrit 112, mida tasub kasutada siis, kui on olemas selge oht noore elule. Pigem jällegi, nagu Merle ütles, siin on nagu hea võib-olla natukene pigem rohkem reageerida kui vähem reageerida. Et suitsiidsusel on ka nii-öelda nagu mitu tasandit tegelikult, aga seda hinnata võib olla kõrvalt väga raske, eriti kui see mure on suur ja sa hoolid inimesest väga. Et kui ikka tekib selline tunne, et see elu võib olla tõsises ohus ja ei oska tõesti midagi muud teha, siis ma soovitan ikkagi kindlasti pöörduda 112. Sealt võib saada ka vähemalt mingisugust edasist nõu. Ja muidugi, eks ole, nad tulevad kohale. Nii, aga nüüd lõpuks minu tegelik teema, noore toetamine. Olles siis ise kogemusnõustaja ja tugiisik, siis tegelikult minu selline üks suuremaid kirgi on just see, et kuidas õpetada inimesi paremini suhtlema nendel teemadel niimoodi, et see mure jõuaks teise inimeseni ja et see suhtlus nende vahel toimiks. Siin on küll küsimus toodud välja ja me lootsime võib-olla siin teie käest küsida ka, et kuidas te toetamist mõistate, aga selleks meil hetkel aega ei ole. Niimoodi, et seda te saate võib-olla mõelda natukene pärast seal arutlusfaasis. Aga kuidas siis olla kellegi jaoks toeks? Peaasjade vaimse tervise esmaabikoolitus on toonud välja järgmised 5 sammu. Esimene samm võiks siis olla see, et sa lähed ja hindad olukorda. See ei tähenda seda, et te lähete füüsiliselt inimese juurde ja hakkate küsima, mis sul viga on. Üldiselt tihtipeale see lähenemine tähendab ka seda, et sa analüüsid situatsiooni. Et näiteks kui sa keset klassiruumi, mis on rahvast täis, küsid, et kuule, et miks sul need pikad varrukad on? Siis tõenäoliselt sa ei saa sealt mingit mõistlikku vastust. Et ikkagi tuleb valida see koht ja aeg, kus võiks pidada sellist usalduslikku, rahulikku vestlust ja kus noor võiks ka tunda ennast turvalisena. Tavaliselt siis ikkagi 1 ühele ja jälgida tasub ka nagu füüsilist distantsi, kuna ka selline järsk puudutamine või jalast haaramine või vastu tahtmist kallistamine võib pigem tekitada sellist tõrksust. Et jah, sellist võimalikult rahulik, vaikne, kus ei sega keegi, see oleks hea. Ja muidugi ka selline vestlus alustamine, mille kohta mul on vist ka pärast mõned soovitused, aga just, et alustada pigem nagu sellistest rahulikest avatud küsimustest ja mida ma alati soovitan, on ka kasutada sellist minapõhist keelt, et kuule, ma olen märganud, et viimasel ajal sul on nagu raske kooliasjadele tähelepanu pöörata. Et kas see on niimoodi? Et kas sul on sellega raskusi? Et jällegi, mida minu ema tegi vanal ajal väga valesti, oligi see, et talle meeldis see küsimus, mis sul viga on. Ja ükskõik kui palju ma talle seletasin, et ta võiks seda vestlust alustada natuke teistviisi ja kui mul see mure tegelikult on, siis sellel hetkel, kui mul tekib temaga jälle see usalduslik side, siis ma räägiksin sellest ise. Paraku temale see kohale ei jõudnud, aga nüüd on mul vähemalt lootus, et järgmised inimesed kuulavad ja võtavad selle omaks. Et jah, et pigem võib-olla alustada natukene teistmoodi ja võimalikult vähe ründavalt, isegi kui see mure on suur. Kuna siin on nagu natukene selline võib-olla saavutuspõhine mõtlemine, et mida sa tahad sellest olukorrast saada ja kas see, kuidas sa suhtled, viib selle tulemuseni. Kui sa tahad, et see noor räägiks sulle oma mures, siis see küsimus, mis sul viga on,
tõenäoliselt teeb ta tõrkvaks ja kaitsvaks. Kui sa aga ütled, et kuule, mul on sinu pärast mure, ma näen, et sa oled nagu magamata natukene, et kas sul on midagi praegu mõttes või kas sul on midagi, mis sind segab seal. No see võib juba kuhugi viia, eks ole. Ja siis see teine saab muidugi, et kuule toetajalt ja hinnanguid andmata. See võib-olla kõlab väga lihtsalt, aga tegelikult nendest sammudest on see kõige raskem. Ja osalt muidugi sellepärast, et me oleme kõik väga abivalmid ja väga soojad ja toetavad inimesed ja eriti kui tegemist on vanemate inimestega, kellel on elukogemusi rohkem ja kes juba ühte-teist teavad, siis meil kõigil kipub olema selline tore tendents nõu anda ja vahel isegi ilma seda noort täielikult ära kuulamata. Ja mida mina olen jällegi oma töös avastanud, et kui palju tegelikult noored ja mina töötan, eks ole, minu kõige noorem klient on vist praegu 15. Kui palju need hindavad tegelikult tõesti seda ruumi, et sa kuulad, sa võid muidugi kaasa noogutada, öelda ja küsida neid suunavaid küsimusi, aga tõesti, et sa kuulad ära. Ja muidugi seal on hea on öelda, kui sa tead, eks ole midagi, kui sul on mingisugust nõu anda, aga kui selle jaoks ei ole otsest vajadus, kui noor ei anna teada, et ta tahaks seda nõu, siis pigem nagu rahulikult ikkagi kuulatada ära ja siis vaadata, kuhu see vestlus viib. Anda kindlustunnet, pakkuda tuge ja teavet, siin on juba see koht, kus saab nagu natuke nõu anda. Siin on ka see, kus saab anda ka näiteks seda, et kui sa oled ise olnud mingisuguses sarnases kogemuses, siis jällegi hea on öelda, et mitte, et ma tean, mida sa tunned, aga lihtsalt, et kuule, et tead, minul oli midagi sellist, mis võib-olla oli kuidagi sarnane, et mis sa arvad, mina sain sellest niimoodi välja. Et kas me saaksime sinuga ka midagi proovida või siis küsidagi täpselt, kuidas saaksin mina sind aidata praegu, mida mina saaksin teha. Ja kindlasti, mida mina tihtipeale soovitan, on see, et seda edasist kontakti, kui juba esimene kord see vestlus on olnud ja te näete, et see on midagi, millest peaks veel rääkima kindlasti hiljem, et te teeksite selle ukse ise lahti. Kuna sellised toredad laused, et sa võib mulle alati helistada, sa võib mulle alati rääkida, kui sul midagi vaja on, jällegi panevad selle vastutuse, see kontakt avada selle noore peale, kes ei pruugi selleks võimeline olla. Kui seal on, esiteks, et kui on juba see vanuse vahe, eks ole, kui on nagu see nii-öelda võimu vahe, õpetaja ja õpilase vahel, et tihtipeale see, et kui te ise nagu pakute välja, kuule näiteks, et mul on see aeg või näed, et sellel ajal, kuule, kas sa tuleksid ja räägiksid minuga äkki veel natukene. Et see, et sa juba tekitad talle sellised pidepunkti tulevikku, kus ta teab, et ta saab jällegi kellegiga rääkida sellest, võib olla ka juba nagu selline vahe tekitaja. Muidugi tasub alati julgustada asjakohase ja professionaalse abi kasutamist ja selle puhul, nagu ma varem ütlesin, aidata ka selleni jõudmiseni. Ja igasugused eneseabi ja muude toetusstrateegiate kasutamist, nagu te näete, see on toodud siin välja täitsa viimasena, niimoodi, et me alustada ei ole tavaliselt hea joogast ja jooksmas käimisest, mis puutub noortele nõu andmist. Pigem need on siis juba sellel hetkel, kui see noor suudab iseennast toetada ja suudab iseendale välja mõelda neid asju, mida tema saaks teha. Kui aga noor on kriisis, siis seda hetke veel ei ole. Nii, ja millele tähelepanu pöörata, kui sa oled see toetaja, eks ole. Muidugi, eks ole, kehakeel, ma arvan, et see on üsna loogiline ja ma arvan, et paljud õpetajad vähemalt juba teavad, eks ole, kui sul ikka käed on niimoodi rinnus või puusas, siis jah, kas te ise läheksite kedagi niimoodi usaldama? Keskkond, nagu me natuke juba rääkisime, silmside, sellega olla jällegi nagu ettevaatlik, sellepärast, et paljude noorte jaoks võib olla see nagu selline ehmatav, kui te nõuate, et te vaataksite talle kogu aeg silma. Et turvaline võib olla isegi see, kui noor, ma ei tea, kallistab oma koolikotti või patja, et see turvatunne on tihtipeale hästi oluline ja selles mõttes on hea lasta sellel noorel endal võtta selline positsioon või roll ruumis, nagu tema ise tunneb, et tal mugav on ja võimalikult turvaline.
ja muidugi jah, et kuidas te ise reageerite, et mina tavaliselt üritan peegeldamisest me räägime ka hiljem natukene siin, et nii kehakeeleliselt kui ka sõnaliselt natukene, et kui mõni noor ropendab ennast väljendades, siis mina võib-olla ka vahepeal ütlen, no kuule, see on ikka väga perses. Et see nagu ka jällegi tekitab nagu natukene sükest sidet, et ma olen temaga samal tasemel kuidagi. Et kehakeeleliselt jah, et ma üritan olla nagu tema poole ja samamoodi nagu see tagasipeegeldamine võib-olla, mis võib olla vahel natuke ka üleküsimine, kas ma saan õigesti aru, et see on see, mis tekitab sulle seda raskust. Nii, kuulamisvead, nõuandmises ma juba rääkisin, samastumine tihtipeale on see, et kuule, tead, 97. aastal juhtus minul niimoodi ja sellepärast ma arvan, et sina peaksid minema sinna joogastuudiosse täpselt. Ja mida vahel tehakse ka, on see vastuseks valmistumine, ehk siis sa ise juba peas mõtled välja, kuidas sa reageerid, mida sa tahad nüüd sellele noorele öelda ja sellega sul võivad mingid detailid ja mingid olulised faktid täiesti kuulamata jätta. Niimoodi, et jah, lihtsalt chillida, kuulata rahulikult ja ma arvan, et suuresti ka mõelda seda, kuidas meie tahame, et meiega räägitaks. Kuna noored on ju lihtsalt nagu väiksed täiskasvanud. Tihtipeale väga targad, väga nutikad ja väga teadlikud sellest, kes nad on ja mida neil vaja oleks. Ja siin on nagu selline lihtne pildikene selle kohta, kuidas võiks rääkida. Enesevigastamine, kuidas reageerida. See on ka üks minu selline põhiteemasid. Ma ei tea, kas teil kellelgi on juba mingisugune kogemus sellega, ma väga loodan, et teil ei tule sellega kogemusi. Ma näen, et jah, paraku on juba, aga esimene selline asi selle juures oleks tõesti see, et mitte üle reageerida. See on koht, kus mitte üle reageerida, kuna see, kui keegi usaldab teile seda teadmist, et ta on ennast vigastanud, see on väga suur ja väga raske samm. Ja samas on hea, kui kinnitada talle, et kuule, et see on tõsine. See, mis temaga toimub, on tõsine. Ja võib täiesti väljendada, et sa oled mures, et see on midagi, mis tekitab muret. Aga enesevigastamine ei ole iseenesest häire. See on sümptom. Tihtipeale on see seotud just depressiooniga, aga ka ärevuse muude raskustega. Ja tihtipeale on see ka maandamisvahend, mis tähendab seda, et tõesti, kui noorel tekib see meeletu sisemine valu, kui tekib võib-olla see ärevushoog, paanikahoog, siis see valu, mida ta tunneb ennast vigastades, see võib tuua teda nagu tagasi, hoida teda kinni oma kehas. Siis kui nagu see, ma vahetavalt seletan seda niimoodi, et kui on nagu meeletu peavalu ja sa lööd varba ära, siis see peavalu selleks hetkeks on nagu kergem, see tundub kergem. Samamoodi on enesevigastamisega. Et mida mina tavaliselt küsin, kui ma saan teada, et mõni mu klient sellega tegeleb, siis ma küsingi, ma küsin tavalised küsimused, kui tihti, kui vana sa olid, kui sa alustasid, aga oluline minu jaoks on põhiliselt see, et kas sa puhastad, kas sa hoolitsed enda eest. Ma saan aru, et see on praegu nagu selline võib-olla vahel ka ainukene viis, mis sellel noorel on, et ise ennast aidata kuidagi, et ennast nagu tagasi tuua sellest kriisi hetkest. Ja ma üritan küll nagu muidugi leida mingid natukene paremaid viise, aga see võtab aega. Mina vigastasin ennast kokku 10 aastat, ma olen väga armiline. Nüüd mul on küll päris mitu aastat ka ilma selleta, aga see on midagi, mis, kui see on nagu mingi periood, see ainukene asi, mis aitab, siis sellest lihtsalt lahti lasta ei ole väga kerge. Et see on jällegi midagi, mis võtab kannatust ja kohe kindlasti ei ole see midagi, mida tehakse, et kellelegi teisele haiget teha, et kuidagi meid vanemate vastu protestida või kooli vastu. Et see on üldiselt ikkagi midagi nagu sisemist ja sügavat. Ja võib-olla ma veel selle teema kohta kiirelt nagu lisaks, et jah, et võib-olla püüda aru saada, et mis funktsiooni see tõesti täidab, et siis sellele lähenedes on võimalik ehk ka aidata tal leida neid alternatiive.
ja mida mitte teha, jällegi näide, siis kui ema nägi minu arme esimest korda või käsi esimest korda, siis ta karjus mulle näkku, et kas sa tahad selline eeskuju oma õele olla? Seda ka ei tasu teha. Elulised näited, eks ole. Ja sügavate muredega tegelemiseks mina alati soovitan ka tegelikult otsida professionaalset abi, kuna meil on, eks ole, psühhiaatri järjekorrad väga-väga pikad, tihtipeale sellepärast, et meie tagasihoidlike eestlastena ei lähe väiksematele muredele abi otsima ja me laseme neil lumepallina kuhjuda, seni kuni maandumegi lõpuks kuskil seal Paldiski maanteel. Et kui on ka probleemid leinaga, kui on ka probleemid lahkuminekuga, kui on probleemid tööga, abi otsimine ei ole häbi mitte mingisuguses vanuses. Pigem see peaks olema nagu selline tugevuse märk, et me oleme iseendast teadlikud, me oleme oma raskustest teadlikud ja me tõesti tegeleme sellega. Nii, jälle toetamine. Ma arvan, et enamikes me oleme juba siin rääkinud. Turvavõrgustik muidugi on meeletult oluline, tasub alati jällegi küsida ka, et kas noorel on keegi, kellega ta saaks rääkida, kes seda kuulaks, kas ta on oma probleemidest kellelegi rääkinud. Ja kusjuures tulles jälle siia neti teema juurde tagasi, paljudel tänapäeval noortel ongi see turvavõrgustik kuskil internetis. Minul oli ka, kui ma olin noor. Tihtipeale interneti anonüümsus võimaldab noortel esmakordselt üldse rääkida oma probleemidest, kuna kui sa saad olla anonüümne, siis sa ei pea nii väga kartma seda reaktsiooni. Ja paljud saavad oma esimese sellise toetuse kogemuse üldse sealt. Ma näen, et Merle jälle viibutab seal midagi. Mõtlesin, võid selle mõtte muidugi julgelt lõpetada, aga mul oli ka see, et kui sa just selle netisuhtluse praegu siin tõid, et ma juhatan julgelt siit Anni küsimuse sisse, et kui me toetava vestluse poole rihime, et kui noored on netis, et kas on mõistlik nendele ka ise sealt kaudu proovida läheneda või püüda ikkagi see privaatne hetk koolis leida, et kui sul on just nagu õpetajana tahad õpilast toetada. Siin ma ütleks, see on nii ja naa. See on jällegi selline inimeste põhine küsimus. Siin ei ole nagu ühte vastust. Mina oma klientidega alguses tihtipeale suhtlen netis, sellepärast et tihtipeale nagu ma suhtlengi nendega netis, eks ole. Eesti noorte vaimse tervise liikumises paraku meil on liikmeid üle Eesti ja mina olles Tallinnas, ma ei saa kõikide nende juurde minna. Aga tihtipeale netis, mis on võimalus, on see, et noor saab selle vestluse lõpetada, kui tal on ebamugav või halb. Ja selles mõttes võib olla hea talle seal läheneda just, kuna seal on nagu tal kergem öelda ei. Muidu võib ju täiskasvanule ei ütlemine tunduda väga sellise ohtliku veidra asjana, eriti kui on tegemist õpetajana, näed äkki paneb mulle veel 2, sellepärast et ta on solvatud. Et see võib olla nagu üks hea punkt seal, aga samas, kui on mingisugune võimalus, et see noor võiks rääkida üks ühele vaikses toas sinuga, et sa saaksid selle võimaluse tekitada, siis see on juba selle poolest parem, et sa palju rohkem tuleb seda teksti. Rääkides me jõuame sama ajaga palju rohkem edasi anda ja pluss seal saab näha ka ikkagi seda miimikat, seda kehakeelt, kuidas ta ennast hoiab, kas ta tõmbab enda sisse, kas ta räägib vabalt. Et mina igal juhul ka, ma oma klientidega üldiselt neid nõustamisi teen läbi veebikaamera siis, kui ei ole võimalik näost näkku kohtuda. Ja just selle samal eesmärgil, et siis ma vähemalt näen, mis on nende sõnade taga. Kuna alati võib ju kirjutada, mul on kõik hästi ja naeru nägu, aga samas sa nutad, ja see on selline väga dramaatiline näide muidugi. Aga jah, et võib-olla kui tundub, et on nagu hea kontekst või nagu hea kontakt, et võib selle nagu nii-öelda jutu otsa lahti teha võib-olla veebi vahendusel, aga jah, et selles päris üks-ühele kontaktist on omad võlud. Kuigi mõned, see on täpselt nagu sa alustasid, et ei ole nagu täiesti 100% vastust. Mõned noored, neil ongi lihtsalt see eneseväljendusoskus kirjalikult on lihtsalt nagu mäekõrguselt üle sellest, mis nad näiteks, eriti kui see olukord võib-olla ka just nagu õpetaja on ikkagi natukene justkui sammuke kõrgemal meist, et see ärevus, see olukorra ärevus võib ka lihtsalt nii lukku panna, et mul on endal nagu mõned inimesed mu elus, kellele ma ka toeks olen olnud, kellega nagu lihtsalt chati vahendusel ta oskab ennast
imeliselt väljendada. Ja üks-ühele suhtluses on niimoodi üksikuid sõnu ja sellist väga, väga raske, et jah, et individuaalne lähenemine, aga et miimika ja üks-ühele suhtlus annab palju juurde. Siinkohal on hea nagu enda jaoks läbi mõelda, kuidas sina saaksid tuge pakkuda, mis need võimalused on sinu enda jaoks aktsepteeritavad. Minul näiteks läbi telefoni ma ei saa suhelda, kui ma ei näe inimese nägu, siis mul tekib ärevus. Ma tean, et see on midagi, mida ma üldse ei paku nendele noortele, eks ole. Ja siit tuleb jällegi, kui teil on need tehnoloogilised võimalused, kui te tunnete ennast piisavalt mugavalt sellega, et ma ei tea, teie õpilased on teie Facebookis sõbralistis ja te arvate, et see on okei, kui nad kirjutavad teile seal mis tahes kellaajal, siis muidugi te võite seda proovida. Et siin on nagu jällegi, et lähtuda tuleb ka iseenesest ja oma võimalustest, sellepärast, et muidu võib tekkida see olukord, kus teie piirid on ületatud ja muidugi väga rasketes kriisides olevad noored võivad käituda niimoodi, et annate neile sõrme ja ta üritab võtta terve sinu pool keha. Et sellepärast, et kui toetust ei ole, siis kuskilt nad hakkavad kinni. Et alati jah, ma siin lähtuks võib-olla isegi oma võimalustest võimalikult palju. Nii, ja siin on jälle natuke sellest kõnelemisest. Väga pikalt me ei saa jälle, me peaksime juba arutama. Aga mida ma kindlasti välja tooksin, on konfidentsiaalsus. Meil on oma liikumises palju noori, paljudel on nendel kogemused ka koolipsühholoogidega näiteks ja me oleme kuulnud väga-väga kurbi lugusid sellest, kuidas koolipsühholoog on andnud kas terve kooli personalile teada nendest probleemidest, kus ta on läinud otse vanemate juurde ja nendest on tekkinud väga koledad situatsioonid. Mina ise juhindun sellest, et ma ei pöördu kuhugi välja poole, kui noor seda ise ei soovi. Ma võin seda neile pakkuda, aga mina ise ei hakka rääkima kellegi teisega nende probleemidest. Ja siin on jälle mingid toredad sellised fraasid ja sõnad, mida võib kasutada. Ma väga julgustan inimesi alati ka tunnistama, et nad ei tea sellest teemast väga palju, aga nad tahaksid mõista. See on jällegi, mina ütleks selline vaimse tugevuse märk pigem, et inimene suudab seda tunnistada. Ja tihti hakkab tõepoolest kergeb juba sellest, kui saab kellelegi natukene rääkida. Ja, nii, nüüd lõpuks saime selle koha peale, kus teie saate ka rääkida. Ma nüüd tormasin sellest kõigest läbi. Taaskord ma palun vabandust ja ma ei saanud nagu pikemalt peatuda ja võib-olla natuke rohkem süveneda sellesse kõigesse, aga ma loodan, et mingisuguseid mõtteid te saite. Ja taaskord võite mulle julgelt kirjutada. Ma arvan, minu kontakt on ka kuskil siin meie kontaktid lõpus. Et nüüd lähme siis edasi teie arutelu osasse. Kas me adresseerime praegu mingid jooksvad küsimused? Vaatame korraks üle. Ja, võime teha niimoodi täiesti. See oli selline hea küsimus, mille kohta ma arvan, sul on küll head sisendid kindlasti. Kuidas saada aru, et asi on, ma ei saa teha versus ma ei taha teha? Kas siin on nagu nii-öelda see justkui laiskus või on siin, kuidas paremini aru saada, et või on siin mingi muu probleem, mis näiteks koolitööle ette tuleb? Ma ütleks, vaata, see on midagi, mille ma tegelikult olen õppinud oma tugilapselt. Et siis, kui ma vaetaval käin temaga trennida, siis ta ütleb mulle, et ta on nii väsinud, ta ei jaksa, ta on nii väsinud. Aga ma küsin tema käest selle peale, et aga kas sa kodus multikaid jaksaksid vaadata ja ta ütleb selle peale jah, siis järelikult ta tegelikult ei ole nii väsinud. Et siin on nagu jällegi see, et kui ta ei suuda teha, siis ta tõenäoliselt ei suuda tegelikult väga tegeleda ka oma huvitegevustega. Et siis võib-olla ta nagu ei jaksa tõepoolest nagu ka olla väljas jalgpalli mängimas. Ta võib-olla ei jaksa ka nii väga, ma ei tea, piili harjutada. Tihtipeale sellised asjad nagu ma ei tea, mingi filmi vaatamine või arvuti mängimine, need võivad olla tihtipeale rohkem sellised energiat taastootvad tegevused, niimoodi, et need nii väga ei sobitu sellega. Aga just, et kui ta ei taha teha, siis ta võib-olla tahab teha midagi muud ja seda on võib-olla märgata. Kui ta ei saa teha, siis ta tõenäoliselt ei saa teha paljusid asju ikkagi, ka neid asju, mis talle meeldivad.
Kas see vastab küsimusele? Võib märku anda sinna chati, kui sai. Aga ja siis seda me natukene arutasime või tõime juba välja, et pigem reageerida ja pigem hoolivalt uurida, et kui ikkagi mingid enese tapu kas või naljad on, tuuagi tähelepanu, et ikkagi, et see on tõsine asi selles mõttes. Ja tihtipeale, kui tegemist on nii-öelda poosetamisega, kui sa selle peale vastad nagu sellise tõsise murega ja ütled, et kuule, et kui sul niimoodi on, siis kas sa oled abi otsimise peale mõelnud, kas me saaksime midagi teha, kui sa niimoodi reageerid, see ei ole tõsine, siis ta kohe võtab selle asja tagasi. Ta kohe ütleb, kuule, ma lihtsalt ei taha kooli minna teda, eks ole. Et selle saab tegelikult üsna kergesti selgeks teha. Kui teil on veel küsimusi, võite julgelt kirjutada, võite ka korraks võtta endal selle mikrofoni tööle panna ja küsida. Just. Ma arvan, et küberkiusamise ja täiskasvanute sekkumise plussid, miinused, ma arvan, et see jääb minu kompetentsi piiridest välja. Ja. Just. Küll aga, et kui teismeline suhtleb netis rohkem kui päris elus, et Snap, Messenger, TikTok on elu, ilma nendeta ei julgegi justkui suhelda. Siin on just problemaatilisuse, et kust see probleemi piiri nii-öelda tõmmata. Et võib-olla ka küsida just selle nurga alt, et kas nad sõpradega ka ise ei tunne vahel, et äkki tahaks nagu päris elus rohkem suhelda või et nagu püüda saada sinna nagu arutluse ruumi sellega tekitada, et kas nad sõpradega vahel ka iseendale sellise väljakutse näiteks esitavad, et saame nüüd kokku ja ühe korra oleme koos nii, et meil on kõikidel telefonid kotis. Siin ma ütleks lisaks võib-olla ka, et mõned asjad võivad olla natuke nagu sellised ealised, et kui noored on väga ebakindlad ja ebakindlad ka oma välimuse koha peal, siis võib tõesti olla kerge suhelda nagu selles maailmas, kui sa saad kasutada filtreid ja panna mingi nunnu koerakese hoopis oma ikooniks, eks ole, ja taaskord see anonüümsus, mis lubab sellist suuremat ausust kui igapäevaelus võib olla, kuna noortel on ju ka paraku võib-olla isegi juba sõpragruppides võib-olla tihtipeale sükest üksteisega võrdlemist ja sellest tulenevad sükest ebakindlust. Aga ja siin on jällegi, siin on palju asju, mida tegelikult, mis mängivad sisse, esiteks see vanus, teiseks see, et kui need suhtlevad kas nagu Snapis ja TikTokis, nagu siin on kirjutatud või Messengeris, kas nad teevad ka videokõnesid. Sellepärast, et jälle tegelikult videokõne minu jaoks on nagu üsna lähedane päriselus suhtlemisele ja koroona ajal ma tihtipeale soovitasin noortele, et kui nad tunnevad ennast üksinda, et nad mõne hea sõbraga teeksidki videokõne lahti ja laseksid veel terve päev olla. Lihtsalt, et ongi nagu selline tunne, et keegi on sul lähedal ja kõrval ja kellel sa saab mingid suvalisi kommentaare teha. Ja jällegi, kas tal on sellest väljaspool ka sõbrad või on hetkel ainukesed tema sõbrad veebis. Ja siin jällegi see ei pruugi olla meeletu selline probleemi koht. See võib olla ka, see on jällegi, eks ole, et kui on nagu selline pisikene kogukond, pisikene kool, kus võib-olla juba klassikaaslastega on mingisugused negatiivsed kogemused, kus sul ei ole eriti võimalus valida sõpru, kus huvigruppides on ka kõik samad inimesed. No seal võib tekkidagi see olukord, et kui sa tahad uute inimestega kohtuda, siis sa kohtud nendega netis. Ja nagu minul on ka praegu selline olukord, et kuna teda koolis kiusati, tema on siis pisikesest Orissaarest Saaremaal, tema klassikaaslastega ta ei saa väga hästi läbi, kuna neil on väga pisikene klass ka ja mingil hetkel nad tegid isegi online sellise tema kiusamise klubi, siis kuigi praeguseks on nende suhted paranenud, on seal ikkagi selline kerge kibestumus või raskus sees ja praegu ma tean kindlalt, et tema ainsad päris sõbrad on tal praegu Harjumaal ja iga kord, kui ta mul külas käib, siis ta käib nendel külas ka. Ja minu meelest on see igati okei, sellepärast, et ta saab küll hakkama nende inimestega päris elus, aga kui tal on vaja kellelegi midagi sügavamat usaldada, siis tal on need inimesed ka olemas ja need inimesed ei pea olema need, kellega ta iga päev koolis kohtub.
Mul on niisugune tunne, mul on igast asjast nii palju rääkida. Aga lähme nüüd äkki teie arutelude juurde.